Sihtasutus Tallinna koolitervishoid on lisanud koolilaste regulaarsesse tervisekontrolli nüüd ka varasemast põhjalikuma vaimse tervise hindamise. Põhimõtteliselt toimub kooliõe ja õpilase vahel vestlus. Ja selle vestluse käigus siis tuleb 12 niisugust olulist õpilase eluolu jaoks teemat üles tõstatada ja nende põhjal siis selgitada välja võimalikud riskifaktorid. Praegu külastavad Tallinna koolitervishoiu vaimse terviseõed ka pealinna koole, saamaks aru, millist abi hädas õpilasele ühes või teises koolis antakse. Üks hea näide on Tallinna Saksa gümnaasium, kus tegutsevad mitmed tervishoiutöötajad omaette majatiivas, kuid ka neil on õpilaste toetamisel hädasti tarvis rohkem spetsialiste. Viimasel ajal kahjuks ma pean kinnitama, et on üsna tihti paar kord kuus juhtuvad sellised juhtumid, kus on ägedad ärevused või enesetapumõtted on õpilastel, siis me kutsume kiirabi ja saadame siis haiglasse. Viimasel ajal selle 2 kuu jooksul meil oli 3 sellist juhtumit. Aga neid lapsi, kellel on erinevaid vaimse tervise muresid, mis vajaksid teraapiat, kuidas teile tundub, kas nad saavad seda piisavalt? Ma arvan, et ei saa piisavalt, et tegelikult kuna see maht on päris suur ja see kool ka on päris suur, et siin on väga palju lapsi, siin on üle 1000 lapse, et see just selline oleks rohkem vaja tegeleda sellise ennetusega, et kes aitakski neil juba ennetada, kuidas selle kooli stressi, ärevuse ja meelelangusega toime tulla. On ka koole, kus psühholoog tegutseb väga väikese koormusega kui üldsegi. Tallinna koolitervishoiu vaimse terviseõed on valmis tulema kooli tervishoiutöötajatele appi, kas siis, kui on tarvis toetada hädas koolilast või ka siis, kui koolitöötaja vajab ise hingetuge.